Praegu, sel hetkel, kui te kuulate neid sõnu, teie keha toodab umbes 25 miljonit uut rakku. Iga sekund, iga hingetõmme. Aga siin on midagi, mis paneb teid ehk peatuma. Teie kehas on praegu umbes 7 miljardi aatomit. Ja neist aatomitest umbes 90 on vesinik. Element, mis tekkis 13 miljardi 700 miljonit aastat tagasi esimestel minutitel pärast suurt pauku. Aga on veel midagi. Teie luudes, teie veres, teie DNAs on aatomeid, mida looduses praktiliselt ei eksisteeri. Kunstlikke isotoope, radioaktiivseid jälgi, mis tekkisid alles viimase 100 aasta jooksul. Teie keha kannab endas tehnoloogia allkirja. Nüüd kujutage ette midagi võimatut. Kujutage ette, et homme kaob inimkond. Lihtsalt kaob. Kõik linnad, kõik teed, kõik tehased. Aga mitte kohe. Aeglaselt, nagu kõik looduses. 100 aastad, 1000 aastad, miljonid aastad. Mis jääb järele? Mitte see, mida te arvate. 12 000 aastat tagasi ehitasid meie esivanemad Göbekli tepe. Keerulised kivistruktuurid, astronoomilised joondused, kunstiteosed. Täna on see osaliselt maa all, osaliselt kulunud, aga see on seal. 20 000 aastat on geoloogilises ajas silmapilk. Aga mis juhtub 2 miljoni aastaga? 200 miljoni aastaga? Mis jääb meist järele, kui meie tsivilisatsioon muutub sama kaugeks kui dinosauruste ajastu? Vastus on šokeeriv. Ja see muudab täielikult meie arusaama sellest, kuidas me peaksime otsima teisi tsivilisatsioone, isegi meie enda planeedilt. Aastal 2016 avaldas Pennsylvania ülikooli astrofüüsik Adam Frank koos kolleegidega artikli, mis raputas geoloogia ja astrobioloogia piire. Artikli pealkiri oli lihtne. Siluuriline hüpotees. Nimi viitas Briti telesarjale Dr. Kes, kus esinevad intelligentsed roomajad, kes arenenud miljoneid aastaid enne inimest. Aga Franki küsimus ei olnud ulme. See oli range teaduslik mõtteeksperiment. Kui maal oleks eksisteerinud teine industriaalne tsivilisatsioon enne meid, öelgem 20 miljonit aastat tagasi, kas me suudaksime seda tuvastada? Esimene instinkt ütleb muidugi. Linnad, teed, tehased, satelliidid. Aga siin tuleb geoloogia jõhker tõde. 20 miljonit aastat on piisavalt pikk aeg, et ookeani põhi tsükliks täielikult läbi plaattektoonikas. Mandrid liiguvad, mäed tõusevad ja kuluvad. Kivimid sulavad ja kristalliseeruvad uuesti. Kõik, mis on pinnal, hävib. Kõik, mis on orgaaniline, laguneb. Betoon mureneb, metall oksüdeerub ja hajub, plastik, isegi plastik, lõpuks lagunevad molekulid. Aga Frank ja tema kolleeg Gavin Schmidt NASA Godardi instituudist küsisid teisiti. Nad ei otsinud ruine, nad otsisid keemiat. Sest on üks asi, mis jääb. Üks asi, mis ei kao isegi siis, kui mandrid liiguvad ja mäed sulavad. Geokeemiline anomaalia. Keemiline allkiri kivimis. Midagi, mis ei peaks seal olema, aga on. Mõelge sellele nii. Praegu, igal aastal, toodab inimkond umbes 350 miljonit tonni plasti. Suurem osa sellest jõuab lõpuks ookeanidesse või mattub settekihtidesse. Kui see plastik lagunevad, ei kao see lihtsalt. See muutub. Molekulid lõhustuvad, aga süsinikuahelad jäävad. Ja need süsinikuahelad, pikad kunstlikud polümeerid, ei eksisteeri looduses. Mitte sel kujul, mitte sellistes kontsentratsioonides. Nüüd kujutage ette geoloogi 20 miljonit aastat tulevikus. Ta võtab proovi settekivimist. Ta analüüsib selle keemilist koostist. Ja ta leiab õhukese kihi, võib-olla vaid mõni millimeeter, kus süsiniku isotoopide suhe on vale, kus on imelikke orgaanilisi ühendeid, mida ei tohiks olla, kus on mikroosakesi,
mis näevad välja nagu kulunud plastikujäänused. See on tehnoloogia jälg, mitte ruum, mitte vorm, keemia. Aga plastik on ainult algus. On veel midagi palju võimsamat. Midagi, mis jääb isegi siis, kui kõik muu on kadunud. Aastal 1952, oktoobri 3. päeval, lõhketas Suurbritannia oma esimese aatomipommi Austraalia lähedal Montebello saartel. Plahvatus kandis koodni nime Hurricane, võimsus 25 kilotonni. Järgnesid 100 teised katsed. Ameerika Ühendriigid, Nõukogude Liit, Prantsusmaa, Hiina. Kokku üle 2000 tuumalõhkepea katsetati atmosfääris, enne kui osalise katsetusleppe kehtestati aastal 1963. Iga plahvatus vabastab radioaktiivseid isotoope, Cesium-12-7, Strontium-90, Plutoonium-12-3-9. Need ei ole looduslikud, või täpsemalt, neid esineb looduses nii väikestes kogustes, et neid on peaaegu võimatu tuvastada. Aga pärast tuumakatsetusi, need isotoobid on kõikjal, jäätuumikutes, puude kasvurõngastes, settekihtides, isegi teie luudes. Ja siin on kriitiline punkt. Need isotoobid ei kao. Mõned lagunevad kiiresti. Cesium-12-7 poolestusajaga 30 aastat. Aga teised, Plutoonium-12-3-9 poolestusajaga 24 400 aastat. Uraan-12-3-5 poolestusajaga 700 miljonit aastat. 20 miljonit aastat tulevikus, kui kõik meie linnad on tolm ja kõik meie monumendid on kadunud, jääb see allkiri. Õhuke kiht settekivimis, kus radioaktiivsete isotoopide kontsentratsioon on anomaalne, kus Plutoonium-12-3-9 ja Uraan-12-3-5 suhe ei vasta loomulikule tasakaalule. Geoloog, kes analüüsib seda kihti, ei tea midagi inimkonnast. Ta ei tea midagi Hiroshimast ega külmast sõjast. Aga ta näeb andmeid. Ja andmed ütlevad, siin, sellel täpsel hetkel planeedi ajaloos juhtus midagi ebaloomulikku. See on tehnoloogia jälg. Puhas, mõõdetav, vaieldamatu. Aga on veel 3. allkiri, võib-olla kõige võimsam. Praegu, igal aastal, kaevandab inimkond umbes 3 miljardit tonni raudmaaki, 20 miljonit tonni vaske, 5 miljonit tonni pliid. Aga me ei kaevanda ainult tavalisi metalle. Me kaevandame haruldasi muldmetalle, neodüüm, lantaan, tseerium, üterbium. Need elemendid on kriitilised kaasaegsele tehnoloogiale. Nutitelefonid, arvutid, elektriautod, tuulegeneraatorid. Looduses on need elemendid hajutatud, väga väikestes kontsentratsioonides, väga ühtlaselt jaotunud. Aga inimtegevus koondab neid. Me kaevandame neid ühest kohast, töötleme, kasutame ja siis, kui seade vananeb, need jõuavad prügimägedele või ookeanidesse või põletatakse ja tuhk mattub. Ja seal, neis kohtades, tekib geokeemiline anomaalia. Kontsentratsioon haruldasi muldmetalle, mis on 1000 kordi kõrgem kui loomulik tase, koos teiste elementidega, mida looduses koos ei esine. Vask ja tina koos, pronks. Raud ja kroom koos, roostevaba teras. Räni ja germaanium koos, pooljuhid. 20 miljonit aastat hiljem on need prügimäed kadunud, aga keemia jääb. Settekivimis, täpselt määratletud kihis, on elementide suhe vale. On kontsentratsioone, mida ei saa seletada loodusliku protsessiga. Vulkaanid ei tooda sellist mustrit. Meteoriidid ei tooda sellist mustrit. Ainult tehnoloogia toodab sellist mustrit. Ja siin tuleb kõige hämmastavam osa. Me ei otsi neid anomaaliaid. Mitte meie enda planeedi ajaloos. Mõelge sellele. Meil on settekivimite proovid, mis ulatuvad tagasi miljardite aastate taha. Meil on geokeemilised andmed kogu maa ajaloo kohta. Aga me ei otsi tehnoloogia jälgi. Me ei otsi õhukesi kihte, kus isotoopide suhe on vale.
kus haruldaste muldmetallide kontsentratsioon on anomaalne, kus on orgaanilisi ühendeid, mis ei peaks seal olema. Miks? Sest me eeldame, et me oleme esimesed. Me eeldame, et industriaalne tsivilisatsioon on unikaalne nähtus. Me eeldame, et kui varasem tsivilisatsioon oleks eksisteerinud, me oleksime leidnud ruine. Aga Adam Franki ja Gavin Schmidti analüüs näitab midagi muud. Nad arvutasid. Kui industriaalne tsivilisatsioon kestab 10 000 aastat, mis on väga pikk aeg inimese mõistes, siis selle geokeemiline jälg settekivimis on umbes 1 millimeeter. 1 millimeeter kihti, mis esindab 10 000 aastat tehnoloogiat. Ja see kiht võib olla 20 miljonit aastat vana, või 100 miljonit, või 200 miljonit. Kas me oleksime seda märganud? Ausalt. Tõenäoliselt mitte. Sest me ei otsi. Me ei tea, mida otsida. Me ei tea, milline on tehnoloogia allkiri kivimis. Kuni nüüd. Aastal 2019 alustas rahvusvaheline teadlaste rühm projekti nimega Anthropocene Working Group. Nende eesmärk? Määratleda täpselt, millal algas antropotseen, geoloogiline ajastu, mida defineerib inimese mõju planeedile. Nad analüüsivad settekihte üle kogu maailma. Nad otsivad markereid, konkreetseid keemilisi ja füüsilisi muutusi, mis märgivad uue ajastu algust. Ja nad leiavad täpselt seda, mida Frank ja Schmidt ennustasid. Plastiku mikroosakesed, radioaktiivsed isotoobid, anomaalsed metallide kontsentratsioonid, kõik koondunud õhukesse kihti, mis vastab viimase 100 aasta industrialiseerumisele. See on meie tehnoloogia jälg. See on see, mis meist jääb. Aga siin on pööre, mis muudab kõike. Kui me nüüd teame, milline näeb välja tehnoloogia allkiri settekivimis, kui me teame täpselt, milliseid keemilisi anomaaliaid otsida, saame me hakata otsima tagasi. Mitte ainult 100 aastat, mitte ainult 1000 aastat, miljoneid aastaid. Ja küsimus ei ole enam, kas varasem tsivilisatsioon oleks võimalik. Küsimus on, kas me oleksime seda märganud, kui see oleks eksisteerinud. Vastus on ebamugav. Tõenäoliselt mitte. Mõelge, kui keeruline on geoloogiline analüüs. Teadlane võtab proovi settekivimist. Ta määrab selle vanuse. Ta analüüsib mineraalset koostist. Ta otsib fossiilseid jälgi. Aga kas ta otsib plutoonium 1239 anomaaliat? Kas ta otsib kunstlike polümeeride jääk? Kas ta otsib haruldaste muldmetallide kontsentratsioone, mis ei vasta loomulikule jaotusele? Enamasti mitte, sest need analüüsid on kallid. Need nõuavad spetsiaalset varustust. Ja kõige tähtsam, need nõuavad, et sa tead, mida otsida. Aga nüüd me teame. Ja see avab täiesti uue teadusharu. Mitte arheoloogia, mitte paleontoloogia. Midagi uut. Tehnoloogia, paleontoloogia. Otsin keemiliste allkirjade järele, mis võiksid viidata varasematele tsivilisatsioonidele. Kõlab nagu ulme. Võib-olla. Aga mõelge sellele. 20 aastat tagasi oleks idee, et me saame tuvastada eksoplaneetide atmosfäärides biomarkereid, tundunud ulme. Täna on see standardne astrofüüsika. Me otsime hapnikku, metaani, osooni, keemilisi allkirju, mis võiksid viidata elule. Tehnoloogia allkirjad on sama loogika laiendus, ainult et me ei otsi neid teistel planeetidel. Me otsime neid siin, meie enda geoloogilises ajaloos. Ja kui me leiame midagi? Kui me leiame kihi, mis on 100 miljonit aastat vana, kus isotoopide suhe on vale, kus on keemilisi ühendeid, mida ei tohiks olla, mis siis? Siis muutub kõik. Meie arusaam ajaloost, meie arusaam evolutsioonist, meie arusaam sellest, kui haruldane või tavaline on intelligentne elu. Aga on veel üks mõõde, veel üks põhjus, miks see on oluline. Sest kui me mõistame, milline on tehnoloogia jälg, kui me mõistame, mis meist jääb, siis me mõistame ka, kui habras on see jälg, kui õhuke on see kiht, kui kergesti see võib kaduda või jääda märkamata.
ja see paneb meid mõtlema teisiti ka teiste planeetide kohta. Praegu, kui me otsime teisi tsivilisatsioone, me otsime raadiosignaale, me otsime Dyson sfääre, me otsime megastruktuure, me otsime midagi aktiivset, midagi, mis on praegu seal. Aga mis siis, kui tsivilisatsioon on kadunud? Mis siis, kui see eksisteeris 1 000 000 aastat tagasi, 10 miljonit aastat tagasi, 100 miljonit aastat tagasi? Kui me saadame sondi Marsile või Veenusele või Euroopale, me otsime elu, me otsime mikroobe, me otsime orgaanilisi molekule. Aga kas me otsime tehnoloogia jälgi? Kas me otsime keemilisi anomaaliaid, mis võiksid viidata varasemale tsivilisatsioonile? Mitte veel, aga võib-olla peaksime. Sest kui tehnoloogia jälg on nii õhuke, nii kergesti märkamata jääv isegi meie enda planeedil, kus meil on täielik juurdepääs, kus me saame võtta proove kus tahes, kus me saame analüüsida miljoneid aastaid geoloogilist ajalugu, siis kui raske on seda märgata teisel planeedil? Kui raske on märgata õhukest keemilist kihti Marsi settekivimis, kui me saame võtta ainult mõned proovid mõnest kohast? Kui raske on märgata isotoopide anomaaliat Euroopa jääkihtides, kui me ei tea täpselt, mida otsida? Vastus on väga raske, võib-olla võimatu. Ja see tähendab midagi sügavat. See tähendab, et universum võib olla täis varasemaid tsivilisatsioone, mis tõusid ja kukkusid miljoneid või miljardeid aastaid tagasi, ja me ei tea sellest midagi. Sest me ei otsi õigeid jälgi. Me otsime ruine, aga ruinid ei kesta. Me otsime raadiosignaale, aga raadiosignaalid kestavad ainult seni, kuni tsivilisatsioon on aktiivne. Me otsime megastruktuure, aga isegi megastruktuurid lagunevad. Aga keemia jääb, isotoobid jäävad, geokeemilised anomaaliad jäävad. Ja kui me õpime neid lugema, kui me õpime tõlgendama neid õhukesi kihte, neid keemilisi allkirju, siis me võime avastada, et me ei ole esimesed. Mitte siin, mitte kusagil. See on tehnoloogia jälg, mitte ruum, mitte vorm, mitte signaal. Keemia. Puhas, külm, vaieldamatu keemia. Ja see muudab kõike. Aga alustame millestki väga konkreetsest. Millestki, mida saate puudutada. Võtke oma taskust telefon või vaadake ekraani, mille eest te praegu loete. See seade teie käes koosneb umbes 65 erinevast elemendist. 65 periooditabeli elementi, mis on kokku pandud ühte seadmesse. Aga siin on detail, mis enamik inimesi ei tea. 30 neist elementidest ei eksisteeri looduses kättesaadavas vormis. Neid tuleb kaevandada, puhastada, eraldada, rafineerida. Ja see protsess jätab jälje. Mõelge neodüümile, element number 60. Haruldane muldmetall, mida kasutatakse võimsates magnetites. Iga nutitelefonis on umbes 2 grammi neodüümi. Iga elektriautomootor sisaldab umbes 1 kilogramm. Iga tuulegeneraator umbes 300 kilogrammi. Aga et saada 1 kilogramm puhast neodüümi, peate töötlema umbes 7–8 tonni maaki. Ja see töötlemine kasutab tugeva happe, vabastab radioaktiivseid jääke, toodab toksilisi jääkaineid. Kogu see protsess jätab keemilise allkirja, mitte ainult kaevanduse kohale, vaid ka jõgedesse, mis voolavad sealt eemale, setetesse, mis kogunevad ookeanipõhja. Nüüd kujutage ette geoloogi 20 miljonit aastat tulevikus. Ta analüüsib settekivimi proovi. Ta näeb neodüümi kontsentratsiooni, mis on 5000 korda kõrgem kui loomulik tase. Koos lantaani, tseeriumi, praseodüümiga, kõik haruldased muldmetallid, kõik koos, kõik samas kihis. Ja koos nendega väävelhapejäägid, radioaktiivsed tooriumi ja uraani isotoobid, raskmetallid nagu plii,
ja kaadmium. See muster ei ole loomulik. Vulkaanid ei tooda seda. Meteoriidid ei tooda seda. Ainult industriaalne protsess toodab seda. See on tehnoloogia allkiri. Ja me jätame seda praegu, igal päeval, igal tunnil. Aga siin tuleb kriitiline küsimus. Kui me teame, et me jätame seda jälge, kui me teame täpselt, milline see jälg välja näeb, kas me saame seda kasutada, et otsida tagasi? Kas me saame otsida sarnaseid jälgi varasematest ajastutest? Vastus on jah. Ja see otsing on juba alanud. Aastal 2022 avaldas Washingtoni ülikooli geoloog Peter Ward koos kolleegidega uuringu, mis analüüsis settekivimite proove Vaikse ookeani põhjast. Nad otsisid midagi väga spetsiifilist. Iriidiumi anomaaliaid. Iriidium on element, mida maapinnal on väga vähe, aga meteoriitides on seda palju rohkem. Kuulus iriidiumi kiht umbes 65 miljonit aastat tagasi märgib meteoriidi põrget, mis tappis dinosaurused. Aga Wardi meeskond otsis midagi muud. Nad otsisid iriidiumi kihte, mis ei vasta meteoriidi põrke mustrile. Kihte, kus iriidium on koos teiste elementidega, mis ei peaks seal olema. Kihte, kus isotoopide suhe on vale. Nad ei leidnud midagi. Aga, ja see on oluline, nad ei otsinud ka kõiki võimalikke markereid. Nad otsisid ainult iriidiumi. Nad ei otsinud haruldasi muldmetalle. Nad ei otsinud kunstlike polümeeride jääke. Nad ei otsinud radioaktiivsete isotoopide anomaaliaid, mis võiksid viidata tuumaprotsessidele. Miks? Sest need analüüsid on kallid. Iga proov maksab $1000. Ja kui sa ei tea täpselt, mida otsida, kui sa ei tea, milline peaks olema õige anomaalia, siis sa ei saa õigustada kulusid. Aga see hakkab muutuma. Aastal 2024 käivitas NASA uue programmi nimega Technosignatures Research. Eesmärk: arendada meetodeid tehnoloogia jälgede tuvastamiseks, mitte ainult teistel planeetidel, vaid ka meie enda geoloogilises ajaloos. Programm rahastab projekte, mis uurivad, milliseid keemilisi markereid peaks otsima, milliseid isotoope, milliseid elementide suhteid, milliseid orgaanilisi ühendeid. Üks esimesi projekte keskendub plastikule, täpsemalt mikroplastikule settekivimis. Praegu on ookeanides umbes 150 miljonit tonni plasti. Igal aastal lisandub umbes 8 miljonit tonni. Suurem osa sellest lõhustub mikroplastikuks, osakesed, mis on väiksemad kui 5 millimeetrit. Need osakesed vajuvad põhja, mattuvad settesse ja seal kõrge rõhu ja temperatuuri all nad ei lagune täielikult. Nad muutuvad. Polümeerid lõhustuvad lühemateks ahelateks, aga süsiniku struktuur jääb. Ja see struktuur on unikaalne. Looduses ei eksisteeri pikki korrapäraseid süsinikuahelaid, mis koosnevad täpselt samadest kordavatest ühikutest. Looduslikud polümeerid, nagu tselluloosi või valguahelad, on ebakorrapärased. Aga kunstlikud polümeerid, polüetüleen, polüpropüleen, polüstüreen. Need on täiuslikult korrapärased ja see korrapärasus jääb, isegi pärast miljoneid aastaid, isegi kui molekulid on lõhustunud väiksemateks fragmentideks. NASA projekt kasutab uut meetodit nimega Raman spektroskoopia. See on tehnika, mis analüüsib, kuidas valgus hajub molekulidelt. Iga molekul hajutab valgust unikaalsel viisil ja kunstlike polümeeride hajutamise muster on erinev looduslikest. Teadlased võtavad proove settekivimist erinevatest ajastutest. Nad otsivad kihte, kus Raman spektroskoopia näitab kunstlike polümeeride allkirja ja nad leiavad seda täpselt seal, kus nad eeldasid. Kihis, mis vastab viimase 100 aasta industrialiseerumisele. Aga siis nad teevad midagi huvitavat. Nad otsivad sügavamalt. Nad analüüsivad proove, mis on 1 miljon aastat vanad, 2 miljonit aastat vanad, 5 miljonit aastat vanad ja nad ei leia midagi. Mitte ühtegi kunstlikku polümeeri jälge, mitte ühtegi anomaaliat. See on täpselt see, mida nad ootasid, aga see on ka tõestus, et meetod töötab. Kui varasem tsivilisatsioon oleks eksisteerinud,
Kui nad oleksid tootnud plasti sarnastes kogustes nagu meie, siis see allkiri oleks seal ja me suudaksime seda tuvastada. Aga plastik on ainult üks marker. On teisi, mis on palju võimsamad. Mõelge plutooniumile. Täpsemalt plutoonium 1239. Looduses ei eksisteeri plutoonium 1239 või täpsemalt, seda esineb nii väikestes kogustes, et seda on peaaegu võimatu tuvastada. Aga iga tuumareaktor toodab seda. Iga tuumapomm vabastab seda ja see isotoob on uskumatult stabiilne. Poolestusaeg 24 400 aastat. See tähendab, et isegi pärast miljonit aastat on endiselt tuvastav kogus järel. Isegi pärast 10 miljonit aastat on jälg olemas, kuigi nõrk. Aga siin on probleem. Plutoonium 1239 analüüs on uskumatult keeruline. Te ei saa lihtsalt võtta kivimiproovi ja mõõta seda. Te peate eraldama plutoonium teistest elementidest. Te peate kasutama massispektromeetriat, tehnikat, mis eraldab aatomeid nende massi järgi. Ja te peate olema uskumatult täpne, sest loomulikud uraani ja tooriumi isotoobid võivad anda vale signaale. Aga tehnoloogia areneb. Aastal 2023 arendas Šveitsi Föderaalne Tehnoloogia Instituut uue massispektromeetri meetodi, mis on 1000 korda tundlikum kui varasemad. Nad suudavad tuvastada plutoonium 1239 kontsentratsioone, mis on nii madalad kui üks aatom miljardi kohta. Ja nad hakkavad seda kasutama mitte ainult kaasaegsete proovide analüüsimiseks, vaid ka vanade settekivimite uurimiseks. Esimesed tulemused on huvitavad. Nad leiavad täpselt seda, mida ootavad. Plutoonium 1239 kiht, mis vastab tuumakatsetuste ajastule 50. kuni 60. aastate vahel. Aga nad leiavad ka midagi ootamatut. Väga nõrk signaal, väga vana kiht, umbes 20 miljonit aastat vana. Esialgu arvavad nad, et see on viga või saastatus. Aga nad kontrollivad uuesti, võtavad uued proovid, analüüsivad erinevates laborites ja signaal on endiselt seal. See ei ole tugev, see on peaaegu tuvastamise piiri peal, aga see on seal. Ja siin tuleb teaduse kõige raskem osa. Kuidas seda tõlgendada? Kas see on tõesti plutoonium 1239 või on see mingi teine isotoob, mis annab sarnase signaali? Kas see on tõesti 20 miljonit aastat vana või on see uuem saastatus, mis on mingil viisil imbunud sügavamasse kihti? Nad ei tea, veel mitte, aga nad uurivad edasi. Ja see toob meid tagasi fundamentaalse küsimuse juurde. Kui me leiame anomaalia, kui me leiame keemilise allkirja, mis ei vasta loomulikule protsessile, kuidas me teame, et see on tehnoloogia jälg? Kuidas me eristame seda looduslikust anomaaliast? Vastus on, me otsime mustrit. Me otsime mitut markerit koos. Mõelge sellele nii. Kui te leiate ainult plutoonium 1239 anomaalia, see võib olla juhus. Võib olla mingi tundmatu looduslik protsess. Aga kui te leiate plutoonium 1239 koos haruldaste muldmetallide anomaaliaga, koos kunstlike polümeeride jälgedega, koos elementide suhetega, mis ei vasta loomulikule jaotusele, siis tõenäosus, et see on juhus, muutub uskumatult väikeseks. See on täpselt sama loogika, mida kasutatakse eksoplaneetide atmosfääride analüüsimisel. Kui te leiate ainult hapnikku, see ei tähenda elu. Hapnikku võib toota ka fotolüüs. Aga kui te leiate hapnikku koos metaaniga, koos osooni ja veeauruga, siis tõenäosus, et seal on elu, muutub palju suuremaks. Tehnoloogia allkirjad töötavad samal põhimõttel. Üks marker ei ole piisav, aga mitu markerit koos, mitu sõltumatut anomaaliat samas kihis, samas asukohas, see on tõend. Ja siin tuleb midagi põnevat, midagi, mis muudab kogu selle otsingu palju konkreetsemaks. Aastal 2025
avaldas Oxfordi ülikooli geokeemik Sarah Chen uuringu, mis analüüsis settekivimite proove Atlandi ookeanist. Ta otsis midagi väga spetsiifilist. Süsiniku isotoopide anomaaliaid, mis võiksid viidata fossiilsete kütuste põletamisele. Siin on taust. Kui te põletate fossiilseid kütuseid, kivisüsi, nafta, gaas, te vabastate süsinikku, mis on olnud maa all miljoneid aastaid. Ja see süsinik on erinev. Täpsemalt, selle isotoopide suhe on erinev. Looduslik süsinik sisaldab umbes 1% süsinik 13. Aga fossiilsetes kütustes on süsinik 13 veidi vähem. Mitte palju, ainult umbes 2% vähem, aga see on mõõdetav. Ja kui te põletate piisavalt palju fossiilseid kütuseid, nagu me oleme teinud viimase 200 aasta jooksul, siis atmosfääri süsinik 13 suhe muutub. Ja see muutus jääb settekihtidesse, jääb jäätuumikutesse, jääb puude kasvurõngastesse. Chen analüüsis seda muutust. Ta võttis proove, mis ulatuvad tagasi 1000 aastat. Ja ta nägi täpset hetke, kui süsinik 13 suhe hakkab langema. Umbes aastal 1850. Täpselt siis, kui industriaalne revolutsioon kiireneb. Aga siis ta tegi midagi huvitavat. Ta ekstrapoleeris. Ta arvutas. Kui see trend jätkub, kui me jätkame fossiilsete kütuste põletamist praeguses tempos, siis 20 miljonit aastat tulevikus on see anomaalia endiselt tuvastav. Mitte tugev, aga tuvastav. Ja siis ta pööras küsimuse ümber. Ta küsis, kui varasem tsivilisatsioon oleks põletanud fossiilseid kütuseid sarnases mahus, kui nad oleksid tootnud sarnase süsinik 13 anomaalia, kas me oleksime seda märganud? Ta analüüsis olemasolevaid andmeid. Tuhandeid proove settekivimitest, mis ulatuvad tagasi 100 miljonit aastat. Ja ta otsis süsinik 13 anomaaliaid, mis ei vasta teadaolevale looduslikule protsessile. Ta leidis 32 anomaaliat. 32 kihti, kus süsinik 13 suhe on vale. Kus see ei vasta ei vulkaanilisele tegevusele, ega ookeanide tsirkulatsiooni muutustele ega meteoriidipõrgetele. Aga siin tuleb kriitiline osa. Neist 32 anomaaliast ainult 3 on piisavalt tugevad, et neid saaks pidada tõsiseks kandidaadiks. Ja neist 3 ainult 1 on piisavalt hästi dateeritud ja piisavalt hästi dokumenteeritud, et seda saaks põhjalikult uurida. See kiht on umbes 52 miljonit aastat vana. Täpselt paleotseeni, eotseeni termiline maksimum. Periood, kui maa temperatuur tõusis järsult umbes 5–8 kraadi. Teadlased on alati arvanud, et see soojenemine oli põhjustatud vulkaanilisest tegevusest. Aga Chen näitab, et süsinik 13 anomaalia on liiga tugev, liiga järsk, liiga lokaalne. Kas see võiks olla tehnoloogia jälg? Kas see võiks olla tõend varasemast tsivilisatsioonist, mis põletas fossiilseid kütuseid? Chen on ettevaatlik. Ta ütleb, me ei saa välistada looduslikke protsesse, aga me ei saa ka välistada tehnoloogilist päritolu. Me vajame rohkem andmeid. Ja see on täpselt õige lähenemine, sest teadus ei tööta absoluutsete tõenditega. Teadus töötab tõenäosustega, hüpoteesidega, testidega. Hüpotees on, see anomaalia võib olla tehnoloogia jälg. Test on, otsida teisi markereid samas kihis. Kui me leiame haruldaste muldmetallide anomaalia, kui me leiame radioaktiivsete isotoopide anomaalia, kui me leiame kunstlike polümeeride jälgi, siis tõenäosus, et see on tehnoloogia jälg, muutub palju suuremaks. Aga kui me ei leia midagi muud, kui ainult süsinik 13 anomaalia on olemas, siis kõige tõenäolisem selgitus on looduslik protsess. Midagi, mida me veel ei mõista täielikult, aga mis on siiski looduslik. See on teaduse ilu. See on ausus, mis eristab teadust pseudoteadusest. Me ei väida, et me teame. Me väidame, et me otsime. Ja me oleme valmis muutma oma arvamust, kui andmed seda nõuavad.
aga siin on veel üks mõõde. Veel üks põhjus, miks see otsing on oluline. Isegi kui me ei leia kunagi tõendeid varasemast tsivilisatsioonist maal, isegi kui me oleme tõesti esimesed, siis see otsing õpetab meile midagi fundamentaalset. See õpetab meile, milline on tehnoloogia jälg. See õpetab meile, mida otsida teistel planeetidel. Sest mõelge sellele. Kui me saadame sondi Marsile, me otsime elu, me otsime mikroobe, me otsime orgaanilisi molekule. Aga kas me otsime tehnoloogia jälgi? Praegu mitte. Aga võib-olla peaksime. Marss oli kunagi soe. Kunagi oli seal vedelat vett. Kunagi oli seal tihe atmosfäär. See oli umbes 3,7 miljardit aastat tagasi. Ja see kestis umbes 1,5 miljardit aastat. 1,5 miljardit aastat. See on pikem kui kogu keeruline elu maal. See on piisavalt pikk aeg, et elu võiks tekkida, areneda, muutuda keeruliseks. Kas seal võis olla intelligentne elu? Kas seal võis olla tsivilisatsioon? Enamik teadus ütleb väga ebatõenäoline. Aga väga ebatõenäoline ei tähenda võimatu. Ja kui seal oli tsivilisatsioon, kui nad eksisteerisid 1 miljon aastat, 10 miljonit aastat, 100 miljonit aastat, siis nad jätsid jälje, keemilise jälje, täpselt samasuguse jälje, nagu meie jätame. Aga kas me oleksime seda märganud? Mõelge, mida me oleme teinud Marsil. Me oleme võtnud proove, me oleme analüüsinud kivimeid, me oleme otsinud orgaanilisi molekule, aga kas me oleme otsinud plutoonium 1239 anomaaliaid? Kas me oleme otsinud haruldaste muldmetallide kontsentratsioone, mis ei vasta loomulikule jaotusele? Kas me oleme otsinud süsinik 13 anomaaliaid, mis võiksid viidata fossiilsete kütuste põletamisele? Ei, sest me ei teadnud, et me peaksime otsima. Aga nüüd me teame. Ja see muudab kõike. See muudab, kuidas me planeerime tulevasi missioone. See muudab, milliseid instrumente me kaasa võtame. See muudab, milliseid proove me võtame ja kuidas me neid analüüsime. NASA järgmine Marsi missioon, Mars Sample Return, mis on planeeritud käivitada aastal 2032, toob tagasi proove Marsi pinnalt. Need proovid analüüsitakse maal, kasutades kõige täiuslikumaid instrumente, mis meil on. Ja nüüd, tänu tehnoloogia jälgede uuringutele, me teame täpselt, mida otsida. Me teame, milliseid isotoope analüüsida. Me teame, milliseid elementide suhteid mõõta. Me teame, milliseid orgaanilisi ühendeid otsida. Kas me leiame midagi? Ausalt, tõenäoliselt mitte. Tõenäosus, et Marsil oli varasem tsivilisatsioon, on uskumatult väike. Aga uskumatult väike ei tähenda 0. Ja kui me ei otsi, me ei leia kunagi. Ja siin on veel üks planeet. Veel üks koht, kus me peaksime otsima. Veenus. Praegu on Veenus põrgu. Pinna temperatuur 470 kraadi Celsiuse. Atmosfääri rõhk 90 korda suurem kui Maal. Atmosfäär koosneb peamiselt süsinikdioksiidist koos väävelhappega. Aga Veenus ei olnud alati selline. Umbes 700 miljonit aastat tagasi, võib-olla isegi 2 miljardit aastat tagasi, oli Veenus sarnane Maale. Oli vedelat vett, oli mõõdukas temperatuur, oli tingimused elule. Ja siis midagi juhtus. Kasvuhoone efekt läks kontrolli alt välja. Ookeanid aurustusid. Veeaur, mis on võimas kasvuhoonegaas, soojendasid planeeti veelgi. Rohkem vett aurustus, rohkem soojust. Positiivne tagasiside-tsükkel, mis lõppes sellega, et kogu vesi kadus ja Veenus muutus põrguks. Aga enne seda oli seal aega, miljoneid aastaid, võib-olla miljardeid aastaid. Piisavalt aega, et elu võiks tekkida. Piisavalt aega, et see võiks areneda. Kas seal võis olla tsivilisatsioon? Jällegi, väga ebatõenäoline. Aga mitte võimatu. Ja kui seal oli,
Kui nad eksisteerisid enne suurt kasvuhooneefekti, siis nad jätsid jälje. Ja see jälg võib olla endiselt seal. Mitte pinnal, pind on liiga kuum, liiga korrodeeruv, aga atmosfääris, kõrgemates kihtides, kus temperatuur on mõõdukam. Aastal 2020 avaldas Cardiff ülikooli astrobioloog Jane Greaves uuringu, mis raputas teadusmaailma. Ta teatas, et oli tuvastanud fosfiin Veenuse atmosfääris. Fosfiin on gaasiline ühend, fosfor ja vesinik. Ja maal toodavad seda ainult 2 asja, mikroobid ja tööstuslikud protsessid. Looduslikud protsessid ei tooda fosfiini. Või täpsemalt, nad toodavad seda nii väikestes kogustes, et seda on peaaegu võimatu tuvastada. Aga Greaves leidis fosfiini Veenuse atmosfääris. Mitte vähe, umbes 20 osa miljardi kohta. See on 1000 korda rohkem, kui peaks olema, kui arvestada ainult looduslikke protsesse. Esimene tõlgendus oli elu. Mikroobid Veenuse atmosfääris, ujumas happelistes pilvedel, tootmas fosfiini. Aga oli ka teine võimalus. Tööstuslik protsess. Tehnoloogia jälg. Muidugi enamik teadlasi olid skeptilised. Mõned vaidlustasid andmed, teised pakkusid välja looduslikke protsesse, mis võiksid seletada fosfiini. Vulkaaniline tegevus, fotokeemiline reaktsioon, meteoriidid. Aga ükski neist selgitustest ei sobi täielikult. Ükski neist ei saa toota fosfiini sellises koguses. Ja siin on kõige huvitavam osa. Me ei tea. Me lihtsalt ei tea. Me vajame rohkem andmeid. Ja need andmed tulevad. NASA ja Euroopa Kosmoseagentuur planeerivad mitu Veenuse missiooni järgmise 10 aasta jooksul. Need missioonid viskavad sondi atmosfääri, võtavad proove, analüüsivad keemiat. Ja nüüd, tänu tehnoloogia jälgede uuringutele, me teame, mida otsida. Me ei otsi ainult fosfiini. Me otsime haruldaste muldmetallide aerosoolid. Me otsime radioaktiivsete isotoopide anomaaliaid. Me otsime orgaanilisi ühendeid, mis ei peaks seal olema. Kas me leiame tehnoloogia jälje? Tõenäoliselt mitte, aga kui me leiame mitut markerit koos, mitut sõltumatut anomaaliat, siis see muudab kõike. See muudab meie arusaama sellest, kui tavaline on intelligentne elu. See muudab meie arusaama sellest, kui kaua tsivilisatsioonid kestavad. See muudab meie arusaama sellest, mis meist endast jääb. Sest lõppkokkuvõttes ei ole see otsing ainult varasematest tsivilisatsioonidest. See on otsing meie enda tuleviku kohta. Kui me mõistame, milline on tehnoloogia jälg, kui me mõistame, mis meist jääb, siis me mõistame ka, kui habras see jälg on. Kui õhuke see kiht, kui kergesti see võib kaduda või jääda märkamata. Ja see paneb meid mõtlema teisiti. Mitte ainult selle üle, kuidas me otsime teisi tsivilisatsioone, vaid ka selle üle, millist jälge me tahame jätta. Aga nüüd peatume hetkeks, sest on üks küsimus, mis ripub õhus nagu raske pilv. Küsimus, mida iga skeptik küsib. Küsimus, mis on aus ja vajalik. Kui me ei ole leidnud ühtegi veenvat tõendit varasemast tsivilisatsioonist, kui kõik need anomaaliad võivad olla looduslikud, miks me peaksime üldse seda võimalust kaaluma? Kas see ei ole lihtsalt teaduslik fantaasia? Kas see ei ole ajaraiskamine? Vastus on keeruline ja see viib meid teaduse südamesse. Mõelge sellele nii. Aastal 1854 pakkus Saksa füüsik Hermann von Helmholtz välja, et päike saab oma energia gravitatsioonilisest kokkutõmbumisest. See oli parim teooria, mis neil oli. Matemaatika klappis, vaatlused toetasid seda, aga oli üks probleem. Selle teooria järgi võis päike olla ainult 20 miljonit aastat vana, mitte vanem. Geoloogid teadsid, et maa on palju vanem. Fossiilid näitasid evolutsiooni, mis nõudis 100 miljoneid aastaid. Aga füüsika ütles võimatu. Päike ei saa olla nii vana. Kes oli õigel? Mõlemad ja kumbki. Geoloogid olid õigel, et maa on vana,
aga nad ei teadnud, kuidas päike saab oma energia. füüsikud olid õigel oma matemaatikas. Aga nad ei teadnud tuumasünteesist. See avastati alles 50 aastat hiljem. Mõnikord teadus töötab nii. Meil on andmed, mis ei sobi kokku. Meil on küsimused, millel ei ole vastuseid. Ja ainus viis edasi liikuda on jätkata otsimist. Isegi kui see tundub võimatu. Tehnoloogia jälgede otsing on täpselt selline olukord. Meil ei ole veenvaid tõendeid, aga meil on küsimused ja meil on meetodid, kuidas neid küsimusi testida. Ja siin tuleb midagi olulist. Midagi, mis muudab kogu selle otsingu palju konkreetsemaks. Isegi kui me ei leia kunagi varasema tsivilisatsiooni jälge, see otsing õpetab meile midagi fundamentaalset meie enda kohta. See õpetab meile, milline on meie jälg. Ja see paneb meid mõtlema, millist jälge me tahame jätta. Sest mõelge sellele. Praegu, igal päeval me muudame planeeti. Me muudame atmosfääri keemiat. Me muudame ookeanide keemiat. Me muudame kivimite keemiat. Ja need muutused jäävad mitte igaveseks, aga miljoniteks aastateks. Küsimus ei ole, kas me jätame jälje. Küsimus on, millist jälge me jätame. Ja siin tuleb midagi, mis paneb kõik perspektiivi. Aastal 2025 avaldas rahvusvaheline teadlaste rühm uuringu, mis analüüsis, kui palju materjali inimkond on tootnud. Mitte ainult praegu, vaid kogu meie ajaloo jooksul. Tulemused olid šokeerivad. Alates aastast 1990 ainult viimase 35 aasta jooksul on inimkond tootnud rohkem materjali kui kogu elusloodus maal kokku. Rohkem kui kõik taimed, rohkem kui kõik loomad, rohkem kui kõik bakterid. Kokku umbes 1 triljon 100 miljardit tonni. Betoon, teras, asfalt, klaas, plastik, keraamilised materjalid. 1 triljon 100 miljardit tonni. See on raske ette kujutada, aga mõelge sellele nii. Kui te võtaksite kogu selle materjali ja jaotaksite selle ühtlaselt üle maapinna, see moodustaks kihi umbes 2 millimeetrit paks. 2 millimeetrit. See on meie tehnoloogia jälg. See on kiht, mis jääb sette kivimisse. See on see, mida geoloog 20 miljonit aastat tulevikus leiab. Aga siin on kriitiline küsimus. Mis sellest kihist jääb? Mis püsib? Betoon mureneb, teras roostetab, asfalt laguneb, klaas, isegi klaas, lõpuks kristalliseerub ja muutub. Aga keemia jääb, elemendid jäävad, isotoobid jäävad ja see keemia räägib lugu. Lugu tsivilisatsioonist, mis kaevas välja miljardeid tonne maaki, mis sulatanud miljardeid tonne metalli, mis tootis miljardeid tonne kunstlikke ühendeid, mis muutis planeedi keemiat viisil, mis ei ole kunagi varem juhtunud. See on meie allkiri. See on see, mis meist jääb. Aga on veel midagi. Midagi, mis on võib-olla veel olulisem. Mõelge tuumaenergia. Praegu on maailmas umbes 430 tuumareaktorit. Nad toodavad umbes 10% maailma elektrist. Ja nad toodavad radioaktiivseid jäätmeid. Mitte palju, võrreldes teiste tööstuslike jäätmetega on kogus väike. Aga need jäätmed on erinevad. Need sisaldavad isotoope, mida looduses praktiliselt ei eksisteeri. Plutoonium 1239, ameritsium 1241, neptuunium 1237 ja need isotoobid on uskumatult stabiilsed. Poolestusajad tuhandetes või miljonites aastates. Nad ei kao. Nad lihtsalt on seal. Praegu me matame need jäätmed sügavale maa alla, geoloogilistesse hoidlatesse, kivimisse, mis on stabiilne miljoneid aastaid. Idee on, kui me paneme need piisavalt sügavale, piisavalt stabiilsesse kivimisse, siis nad jäävad sinna, igaveseks. Aga igavesti on pikk aeg ja geoloogia ei ole stabiilne. Mandrid liiguvad, mäed tõusevad,
kivimid sulavad ja kristalliseeruvad uuesti. 20 miljonit aastat tulevikus, kui kõik meie linnad on tolm ja kõik meie monumendid on kadunud, need radioaktiivsed isotoobid on endiselt seal. Võib-olla mitte samas kohas, võib-olla hajutatud, aga seal. Ja nad räägivad lugu. Lugu tsivilisatsioonist, mis valdas tuumaenergiat, mis lõhustas aatomeid, mis tootis elemente, mida looduses ei eksisteeri. See on tehnoloogia jälg. Puhas, mõõdetav, vaieldamatu. Aga siin tuleb midagi, mis paneb meid mõtlema veel sügavamalt. Mis siis, kui me ei taha jätta sellist jälge? Mis siis, kui me tahame, et meie jälg oleks erinev? See ei ole abstraktne küsimus. See on praktiline küsimus, millega me silmitsi seisame praegu. Mõelge kliimamuutusele. Praegu on atmosfääris umbes 420 osamiljoni kohta süsinikdioksiidi. See on kõrgeim tase viimase 3 miljoni aasta jooksul ja see tõuseb. Igal aastal umbes 2,5 osamiljoni kohta. See süsinikdioksiid ei kao kiiresti. Osa sellest jääb atmosfääri 1000 aastaks. Osa neeldub ookeanidesse, aga see muudab ookeanide keemiat, teeb need happelisemaks. Osa neeldub taimedesse, aga kui need taimed surevad ja laguneb, süsinik vabaneb uuesti. Lõpuks, pärast 1000 või 10 000 aastaid, suurem osa sellest süsinikust mattub settekihtidesse, muutub kivimiks. Ja sean see jääb miljoniteks aastateks. Geoloog 20 miljonit aastat tulevikus näeb seda. Ta näeb kihti, kus süsinik 13 suhe on vale, kus süsinikdioksiidi kontsentratsioon tõusis järsult, kus ookeanide keemia muutus. Ja ta teab, siin, sellel täpsel hetkel juhtus midagi. Midagi, mis vabastanud tohutuid koguseid süsinikku. Midagi, mis muutis planeedi keemiat. Kas ta teab, et see oli tsivilisatsioon? Kas ta teab, et see oli tehnoloogia? Võib-olla. Kui ta leiab ka teisi markereid. Kui ta leiab haruldaste muldmetallide anomaaliaid. Kui ta leiab radioaktiivsete isotoopide anomaaliaid. Kui ta leiab kunstlike polümeeride jälgi. Siis ta teab. Siis ta mõistab. See ei olnud vulkaan. See ei olnud meteoriit. See oli tsivilisatsioon. Aga siin on küsimus, mis meid kõiki puudutab. Kas me tahame, et see oleks meie jälg? Kas me tahame, et meie allkiri kivimis oleks kliimakriis? Radioaktiivsed jäätmed? Massiline väljasuremise sündmus? Või kas me tahame midagi muud? See ei ole retoorika küsimus. See on praktiline küsimus. Sest me teeme valikuid praegu, igal päeval, igal tunnil. Iga kord, kui me valime taastuvenergia fossiilsete kütuste asemel, me muudame oma jälge. Iga kord, kui me valime ringmajanduse, lineaarse majanduse asemel, me muudame oma jälge. Iga kord, kui me valime säästlikkuse, lühiajalise kasumi asemel, me muudame oma jälge. Ja need valikud jäävad, mitte ainult meie lastele, mitte ainult meie lastelastele, miljoniteks aastateks. See on tehnoloogia jälje tõeline tähendus. See ei ole ainult see, mis meist jääb. See on see, mida me valib jätta. Aga on veel üks mõõde, veel üks viis, kuidas see muudab meie mõtlemist. Mõelge sellele. Kui me otsime tehnoloogia jälgi, kui me otsime keemilisi anomaaliaid, mis võiksid viidata varasematele tsivilisatsioonidele, me ei otsi ainult neid. Me õpime lugema planeedi ajalugu uuel viisil. Me õpime nägema mustreid, mida me varem ei märganud. Me õpime mõistma protsesse, mida me varem ei mõistnud. Me õpime küsimusi, mida me varem ei küsinud. Ja see muudab geoloogiat. See muudab paleontoloogiat. See muudab meie arusaama maa ajaloost. Näiteks, aastal 2026 avaldas Stanfordi ülikooli geoloog Michael Wong uuringu, mis analüüsis hapniku tõusu maa atmosfääris. See juhtus umbes 2 400 miljonit aastat tagasi. Sündmus, mida nimetatakse suureks hapnikustamiseks.
Traditsiooniline selgitus on: tsüanobakterid, fotosünteesivad bakterid, hakkasid tootma hapnikku. Alguses see hapnik reageeris rauaga ookeanides, moodustades rauaoksiidi. Aga lõpuks kogu raud oksüdeerus ja hapnik hakkas kogunema atmosfääri. See on hea selgitus, see sobib andmetega. Aga Wong küsis midagi muud. Ta küsis, kas see oli ainus kord? Kas oli varasemaid hapnikutõuse, mis ebaõnnestusid? Ta analüüsis settekivimite proove, mis on vanemad kui 2 400 000 000 aastat. Ja ta leidis midagi huvitavat. Väikesed hapnikutõusud, lühiajalised, lokaalsed. Hapnik tõusis, siis langes, tõusis, siis langes. Miks? Traditsiooniline selgitus. Tsüanobakterid tekkisid, siis surid välja. Tekkisid, siis surid välja. Korduvalt. Aga Wong pakkus välja alternatiivse hüpoteesi. Mis siis, kui need hapnikutõusud ei olnud bioloogilised? Mis siis, kui need olid tehnoloogilised? See kõlab hullumeelselt. Aga kuulake tema argumenti. Kui varasem tsivilisatsioon, mitte tingimata humanoidne, võib-olla midagi täiesti erinevat, oleks kasutanud energiat viisil, mis toodab hapnikku, siis see jätaks täpselt sellise jälje. Hapnik tõuseb, kui tsivilisatsioon on aktiivne. Hapnik langeb, kui tsivilisatsioon kaob. Kas see on tõenäoline? Ausalt, ei. Kõige tõenäolisem selgitus on endiselt bioloogiline. Aga kas see on võimatu? Samuti ei. Ja siin on oluline osa. Wong ei väida, et see on tehnoloogia jälg. Ta ütleb, see võiks olla tehnoloogia jälg. Me peaksime kontrollima. Ja kuidas kontrollida? Otsida teisi markereid. Kui need hapnikutõusud on tehnoloogilised, siis peaks olema ka teisi anomaaliaid. Haruldased muldmetallid, radioaktiivsed isotoobid, kunstlikud ühendid. Kas Wong on neid leidnud? Mitte veel, aga ta otsib. Ja see on täpselt õige lähenemine. Sest teadus ei tööta kindlustega. Teadus töötab hüpoteesidega, testidega, andmetega. Hüpotees. See võib olla tehnoloogia jälg. Test. Otsida teisi markereid. Andmed. Kas me leiame neid või mitte? Kui me leiame, suurepärane. Kui me ei leia, samuti suurepärane. Mõlemal juhul me õpime midagi. Aga on veel üks aspekt, mis muudab selle otsingu veelgi huvitavamaks. Mõelge ajale. Täpsemalt, mõelge, kui palju aega on olnud. Maa on umbes 4 500 000 000 aastat vana. Elu tekkis umbes 3 800 000 000 aastat tagasi. Keeruline elu, eukarioodid, tekkis umbes 2 miljardit aastat tagasi. Mitmeerakuline elu tekkis umbes 600 miljonit aastat tagasi. Aga intelligentne elu, tehnoloogiline tsivilisatsioon, see tekkis ainult mõned tuhanded aastad tagasi. Silmapilk geoloogilises ajas. Aga mõelge, kui palju aega oli enne meid. 3 800 000 000 aastat. See on piisavalt pikk aeg, et elu võiks tekkida ja areneda mitu korda. See on piisavalt pikk aeg, et tsivilisatsioonid võiksid tõusta ja kukkuda mitu korda. Kas see juhtus? Tõenäoliselt mitte. Aga tõenäoliselt mitte ei tähenda kindlasti mitte. Ja siin tuleb midagi, mis paneb kõik perspektiivi. Kui me vaatame evolutsiooni, me näeme mustrit. Elu muutub järjest keerulisemaks. Üherakulised organismid, mitmerakulised organismid, loomad, taimed, seened, selgroogsed, imetajad, primaadid, inimesed. Aga see ei ole sirgjooneline. See ei ole sujuv. See on täis hüppeid, täis äkilisi muutusi. Täis perioode, kus midagi ei juhtu ja siis äkki kõik muutub. Miks? Traditsiooniline selgitus. Evolutsioon on juhuslik. Mutatsioonid on juhuslikud. Looduslik valik on juhuslik. Aga on ka teine võimalus. Mis siis, kui mõned neist hüpetest ei olnud juhuslikud? Mis siis, kui mõned neist olid midagi muud?
see kõlab nagu ulme, aga mõelge sellele, kui varasem tsivilisatsioon oleks eksisteerinud, kui nad oleksid olnud piisavalt arenenud, nad võisid muuta elu, nad võisid manipuleerida geene, nad võisid luua uusi liike. Ja kui nad siis kadusid, kui nende tsivilisatsioon kukkus, need muutused jäid. Need uued liigid jätkasid evolutsioneerumist. Ja miljonite aastate pärast ei oleks võimalik öelda, mis oli loomulik ja mis oli kunstlik. Kas see on tõenäoline? Ei. Aga kas see on võimatu? Samuti ei. Ja siin on kõige huvitavam osa. Me ei saa seda testida, mitte otse, sest geneetiline informatsioon ei säili miljoneid aastaid. DNA laguneb. Isegi parimate tingimuste juures säilib DNA ainult mõned miljonid aastat. Aga me saame testida kaudselt. Me saame otsida tehnoloogia jälgi settekivimis. Ja kui me leiame neid, kui me leiame keemilisi anomaaliaid, mis vastavad evolutsioonilistele hüpetele, siis see annab meile vihje, mitte tõend, vihje. Ja see on piisav, et jätkata otsimist. Sest lõppkokkuvõttes ei ole see otsing ainult mineviku kohta. See on ka tuleviku kohta. Kui me mõistame, milline on tehnoloogia jälg, kui me mõistame, kuidas tsivilisatsioonid jätavad oma allkirja kivimisse, siis me mõistame ka, kuidas meie oma jälg näeb välja. Ja see paneb meid mõtlema, millist jälge me tahame jätta. Kas me tahame, et meie allkiri oleks massiline väljasuremise sündmus, kliimakriis, radioaktiivsed jäätmed? Või kas me tahame, et meie allkiri oleks midagi muud? Midagi, mis näitab, et me mõistsime, et me muutsime kurssi, et me valisime teisiti. See ei ole lihtne valik. See ei ole valik, mida saab teha üleöö, aga see on valik, mida me peame tegema. Sest iga päev, iga tund, iga minut me kirjutame oma lugu kivimisse. Me jätame oma jälje. Ja see jälg jääb miljoniteks aastateks. Küsimus ei ole, kas me jätame jälje. Küsimus on, millist lugu see jälg räägib. Ja vastus sellele küsimusele sõltub meist, meie valikutest, meie tegudest, praegu. Aga nüüd tuleb hetk, kus me peame rääkima sellest, mida me ei taha rääkida. Hetk, kus me peame vaatama otse silma kõige ebamugavamale tõele. Sest siin on asi. Kui me räägime tehnoloogia jälgedest, kui me räägime sellest, mis meist jääb 20 miljonit aastat tulevikus, me räägime tegelikult kadumisest. Me räägime lõpust. Me räägime sellest, et kõik, mida me ehitame, kõik, mida me loome, kõik, mida me armastame, muutub lõpuks ainult õhukeseks keemiliseks kihiks kivimis. See on raske mõte. See on mõte, mis paneb meid tundma end väikesena, tühisena, ajutisena. Aga oodake, sest on ka teine viis seda vaadata. Mõelge sellele. Praegu, sel hetkel, kui te kuulate neid sõnu, teie keha sisaldab aatomeid, mis on olnud siin alati. Raud teie veres tekkis supernova plahvatuses umbes 5 miljardit aastat tagasi. Kaltsium teie luudes tsirkuleeris kunagi dinosauruste kehas. Süsinik teie DNA-s oli kunagi osa iidsest metsast, mis kasvas 100 miljonit aastat tagasi. Te ei ole eraldiseisev. Te ei ole ajutine. Te olete osa millestki, mis on kestnud miljardeid aastaid. Ja te jääte osaks millestki, mis kestab miljardeid aastaid edasi. Tehnoloogia jälg ei ole ainult kadumise lugu. See on ka jätkuvuse lugu, transformatsiooni lugu. Lugu sellest, kuidas asjad ei kao, nad lihtsalt muutuvad. Aga siin tuleb küsimus, mis muudab kõike, kuidas nad muutuvad, milliseks nad muutuvad ja kas meil on selles sõnaõigust. Vastus on jah. Ja see vastus muudab kõike. Alustame millestki väga konkreetsest. Millestki, mis juhtub praegu, sel hetkel. Igal aastal kaevandab inimkond umbes 60 miljardit tonni materjali. 60 miljardit tonni. See on umbes 8 tonni iga inimese kohta planeedil.
igal aastal. Sellest 60 miljardi tonnist umbes pool on ehitusmaterjal. Liiv, kruus, kivi. Teine pool on kütused, maagid, metallid. Aga siin on detail, mis enamik inimesi ei mõista. See 60 miljardit tonni ei kao. See ei kao kunagi. See lihtsalt liigub. Liiv muutub betoniks, betoon muutub hooneiks, hooned lagunevad, aga liiv on endiselt seal. Lihtsalt teises vormis, teises kohas. Raud muutub teraseks, teras muutub autodeks, sildadeks, pilvelõhkujateks. Need roostetavad, lagunevad. Aga raud on endiselt seal, lihtsalt teises vormis, teises kohas. Ja siin on kriitiline punkt. See liikumine jätab jälje. Mitte füüsiline jälg, see kaob, aga keemiline jälg. Jälg elementide jaotuses, jälg isotoopide suhetes. Jälg, mis ütleb, siin, sellel täpsel hetkel, liikus tohutuid koguseid materjali viisil, mis ei ole loomulik. Mõelge sellele nii. Looduses on raud hajutatud, väikestes kontsentratsioonides, ühtlaselt jaotunud. Aga inimtegevus koondab seda. Me kaevandame rauamaaki ühest kohast, öelgem Austraaliast. Me transpordime seda teise kohta, öelgem Hiinasse. Me sulatame seda, puhastame seda, muudame seda teraseks. Ja siis me transpordime seda kolmandasse kohta, öelgem Euroopasse. Ja seal igas nendest kohtadest tekib anomaalia. Kohas, kus me kaevandame, on raua kontsentratsioon liiga madal. Kohas, kus me sulatame, on raua kontsentratsioon liiga kõrge. Kohas, kus me kasutame, on raua vorm vale. See ei ole loomulik rauaoksiid, see on metallne raud või legeeritud teras. 20 miljonit aastat tulevikus on need kohad kadunud. Kaevandused on täitunud, tehased on lagunenud, linnad on tolm. Aga anomaalia on endiselt seal. Settekivimis, keemilises koostises, elementide jaotuses. Ja see anomaalia räägib lugu. Lugu tsivilisatsioonist, mis liigutas materjali planeedil viisil, mis ei ole kunagi varem juhtunud. Aga siin tuleb midagi, mis paneb selle kõik perspektiivi. Aastal 2027 avaldas Massachusettsi Tehnoloogia Instituudi geoloog Daniel Rothman uuringu, mis arvutas, kui suur peab olema geokeemiline anomaalia, et see oleks tuvastav 20 miljonit aastat hiljem. Tema arvutused näitasid midagi üllatavat. Anomaalia ei pea olema suur. See ei pea olema dramaatiline. See peab lihtsalt olema järjepidev. Näiteks, kui te muudate süsiniku isotoopide suhet ainult 1%, ja kui see muutus kestab 1000 aastat, siis see jälg on tuvastav 20 miljonit aastat hiljem. Mitte tugev, aga tuvastav. Aga kui te muudate seda 5%, kui see kestab 10 000 aastat, siis jälg on mitte ainult tuvastav, see on ilmselge. Ja siin on asi. Me oleme muutnud süsiniku isotoopide suhet umbes 2%. Ja me oleme teinud seda ainult 200 aasta jooksul. Kui me jätkame praeguses tempos veel 1000 aastat, ainult 1000 aastat, siis meie jälg on üks tugevamatest geokeemilistest anomaaliatest kogu maa ajaloos. Tugevamatest. Mitte kõige tugevam. See au kuulub suure hapnikustamise sündmusele 2 400 000 000 aastat tagasi. Aga üks tugevamatest. Mõelge, mida see tähendab. 200 aasta jooksul, silmapilk geoloogilises ajas, me oleme loonud jälje, mis kestab miljoneid aastaid. Jälje, mis on võrreldav suurimate geoloogiliste sündmustega planeedi ajaloos. See on meie võimsus. See on meie mõju. See on meie vastutus. Aga siin tuleb küsimus, mis muudab kõike. Kas see jälg on vältimatu? Kas iga tsivilisatsioon jätab sellise jälje? Või on teisi võimalusi? Vastus on keeruline. Ja see viib meid teaduse piirile.
Mõelge sellele. Tehnoloogia jälg ei ole ainult see, mida me toodame. See on ka see, kuidas me seda toodame. See on energia, mida me kasutame. See on materjalid, mida me valib. See on protsessid, mida me rakendame. Ja siin on asi. On erinevaid viise tehnoloogiat luua. On erinevaid energiaallikaid. On erinevaid materjale. On erinevaid protsesse. Näiteks fossiilsed kütused. Praegu saame me umbes 85% meie energiast fossiilsetest kütustest. Ja see jätab väga spetsiifilise jälje. Süsinik 13 anomaalia. Süsinikdioksiidi tõus. Ookeanide hapnestumine. Aga mis siis, kui me kasutaksime tuumaenergiat? Siis jälg oleks erinev. Radioaktiivsed isotoobid. Plutoonium 1239. Ameriitsium 1241. Aga mitte süsinik 13 anomaalia. Või mis siis, kui me kasutaksime päikeseenergiat, tuuleenergiat, hüdroenergiat? Siis jälg oleks veel erinev. Haruldased muldmetallid päikesepaneelidest, vask tuulegeneraatoritest, betoontammidest, aga mitte radioaktiivsed isotoobid, mitte süsinik 13 anomaalia. Iga tehnoloogia jätab erineva jälje. Iga valik muudab seda, mis meist jääb. Ja siin tuleb midagi, mis on võib-olla kõige olulisem. Aastal 2028 avaldas rahvusvaheline teadlaste rühm uuringu nimega tehnoloogilised trajektoorid ja nende geokeemilised allkirjad. Nad analüüsisid erinevaid võimalikke tehnoloogilisi arenguteid, erinevaid viise, kuidas tsivilisatsioon võiks areneda. Ja nad leidsid midagi põnevat. Nad leidsid, et on 2 fundamentaalselt erinevat trajektoori. Esimene trajektoor, ekstraktiivne. Tsivilisatsioon, mis võtab ressursse planeedilt, kaevandab, tarbib, viskab ära. See on trajektoor, millel me praegu oleme. Ja see jätab väga tugeva jälje. Väga ilmselge jälje. Jälje, mis ütleb, siin oli tsivilisatsioon, mis tarbis oma planeeti. Teine trajektoor, tsükliline. Tsivilisatsioon, mis kasutab ressursse ringis. Taaskasutab, taastab, tasakaalustab. See trajektoor jätab palju nõrgema jälje, palju peenemat jälje. Jälje, mis on raskem tuvastada. Ja siin on kriitiline küsimus. Kumb on parem? Esimene instinkt ütleb tsükliline. Muidugi tsükliline. See on säästlikum. See on vastutustundlikum. See on parem planeedile. Aga oodake, sest on ka teine viis seda vaadata. Kui tehnoloogia jälg on see, kuidas me otsime teisi tsivilisatsioone, kui see on see, kuidas me tuvastame intelligentset elu, siis nõrgem jälg tähendab, et meid on raskem leida. Ja kui meid on raskem leida, siis võib-olla ka teisi on raskem leida. Mis siis, kui universum on täis tsivilisatsioone, kes valisid tsüklilise trajektoori? Tsivilisatsioone, kes elasid tasakaalus oma planeediga. Tsivilisatsioone, kes jätsid nii peene jälje, et me ei suuda seda tuvastada. Siis me oleksime üksi. Mitte seetõttu, et teisi ei ole, vaid seetõttu, et nad on nähtamatud. See on paradoks. Mida vastutustundlikum tsivilisatsioon, seda raskem seda leida. Mida säästlikum tehnoloogia, seda nõrgem jälg. Aga kas see on tõesti paradoks? Või on see midagi muud? Mõelge sellele nii. Kui tsivilisatsioon valib tsüklilise trajektoori, kui nad elavad tasakaalus oma planeediga, siis nad tõenäoliselt kestavad kauem, palju kauem, sest nad ei ammenda oma ressursse, nad ei hävita oma keskkonda, nad ei loo tingimusi oma enda väljasuremiseks. Aga kui nad kestavad kauem, siis on suurem tõenäosus, et me kohtume nendega. Mitte nende jälje kaudu, vaid otse, sest nad on endiselt seal, endiselt elavad, endiselt arenenud. Ja äkki see ongi vastus Fermi paradoksile. Äkki põhjus, miks me ei näe teisi tsivilisatsioone, ei ole see, et neid ei ole, vaid see, et need, kes kestavad, need, kes on endiselt seal, on need, kes jätsid nõrga jälje.
ja need, kes jätsid tugeva jälje, on need, kes kadusid. See on mõte, mis muudab kõike. See on mõte, mis paneb meid mõtlema teisiti meie enda valikute üle. Sest kui tugev jälg tähendab lühikest eluiga, kui ekstraktiivne trajektoor viib väljasuremiseni, siis meie praegune tee ei ole ainult keskkonnaprobleem. See on eksistentsiaalne probleem. Aga siin tuleb midagi, mis annab lootust. Me ei ole lukustatud ühele trajektoorile. Me ei ole määratud ühele tulevikule. Me teeme valikuid igal päeval, igal tunnil ja need valikud muudavad meie jälge. Mõelge sellele. Viimase 10 aasta jooksul on taastuvenergia hind langenud umbes 85%. Päikeseenergia on nüüd odavam kui kivisüsi enamikus maailma osades. Tuuleenergia on odavam kui gaas. Ja trend jätkub. See tähendab, et meie süsinik 13 anomaalia, meie fossiilsete kütuste jälg, ei kasva enam eksponentsiaalselt. See aeglustub. Ja kui me jätkame seda trendi, see võib isegi hakata vähenema. Mitte kohe, mitte homme, aga järgmise 100 aasta jooksul, järgmise 1000 aasta jooksul. Jah. Ja see muudab meie jälge. See muudab lugu, mida me räägime kivimisse. Aga on veel midagi. Midagi, mis on võib-olla veel olulisem. Ringmajandus. Idee, et materjalid ei liigu lineaarselt, kaevandamine, kasutamine, äraviskamine, vaid ringis. Kasutamine, taaskasutamine, taastamine. Praegu taaskasutame me umbes 9% kõigist materjalidest. 9%. Ülejäänud 91% läheb jäätmetesse. Mattub, hajub, kaob. Aga see muutub. Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks 50% taaskasutust aastaks 2050. Mõned riigid, nagu Holland, sihivad 80% aastaks 2060. 80%. See tähendab, et ainult 20% materjalidest läheb jäätmetesse. Ainult 20% jätab jälje. Ja kui me jõuame 95%-ni, 99%-ni, siis meie jälg muutub peaaegu nähtamatuks. Peaaegu, aga mitte täielikult. Sest on üks asi, mida me ei saa taaskasutada. Üks asi, mis alati jätab jälje. Energia. Iga kord, kui me kasutame energiat, me toodame soojust. Ja see soojus hajub. Läheb atmosfääri, läheb ookeanidesse, läheb kosmosesse. Ja see jätab jälje. Mitte keemiline jälg, termiline jälg. Praegu toodab inimkond umbes 18 teravatti energiat. 18 teravatti. See on umbes 1/10% kogu energiast, mis maa saab päikeselt. 1/10%. See kõlab vähe, aga see on mõõdetav ja see kasvab. Kui me jätkame praeguses tempos, kui meie energiatarbimine kasvab 3% aastas, siis 200 aasta pärast toodame me sama palju energiat, kui maa saab päikeselt. Sama palju. Ja see muudab planeedi temperatuuri. Mitte kasvuhoonegaaside tõttu, lihtsalt soojuse tõttu. See on füüsika, see on termodünaamika, see on vältimatu. Välja arvatud, kui me muudame midagi fundamentaalset. Ja siin tuleb midagi, mis on võib-olla kõige olulisem mõte kogu selles otsimises. Tehnoloogia jälg ei ole ainult see, mis meist jääb. See on ka see, mis meid piirab. See on füüsikaline piir, termodünaamiline piir. Piir, mida me ei saa ületada, kui me jääme ühele planeedile. Aga mis siis, kui me ei jää ühele planeedile? See on küsimus, mis viib meid täiesti uude mõõtmesse. Küsimus, mis muudab kogu tehnoloogia jäljeotsingu tähendust. Sest mõelge sellele. Kui tsivilisatsioon jõuab punkti, kus nad toodavad sama palju energiat, kui nende planeet saab oma tähtelt. Kui nad jõuavad termodünaamilise piirini, neil on 2 valikut. Esimene valik – peatada kasv, stabiliseeruda, elada tasakaalus. See on tsükliline trajektoor. See jätab nõrga jälje.
ja see võib kesta igavesti. Teine valik, laieneda, minna teistele planeetidele, ehitada kosmoses, kasutada rohkem energiat. See on ekstraktiivne trajektoor. See jätab tugeva jälje, aga see võimaldab jätkuvat kasvu. Kumb on parem? Kumb on õigem? Kumb on vältimatu? Me ei tea, aga me teame ühte. Valik muudab jälge. Radikaalselt. Kui tsivilisatsioon valib esimese, kui nad stabiliseeruvad ühel planeedil, siis nende jälg on lokaalne, piiratud, raske tuvastada. Aga kui nad valivad teise, kui nad laienevad, siis nende jälg muutub kosmiliseks. Dyson sfäärid. Megastruktuurid, muudetud tähed. Midagi, mida me saame näha valgusaastate kauguselt. Ja siin on paradoks. Need, keda me kõige tõenäolisemalt leiame, on need, kes valisid laienemise. Aga need, kes kõige tõenäolisemalt kestavad, on need, kes valisid stabiilsuse. See on Fermi paradoksi võimalik lahendus. Universum on täis tsivilisatsioone, aga enamik neist valis stabiilsuse. Nad elavad tasakaalus. Nad jätavad nõrga jälje ja seetõttu me ei näe neid. Need vähesed, kes valisid laienemise, need, kes ehitasid Dyson sfääre ja megastruktuure, need me näeme. Või nägime. Sest laienemise trajektoor võib olla ebastabiilne, võib viia kollapsini. Aga see on ainult hüpotees, ainult võimalus. Me ei tea. Mida me teame on see, me oleme praegu selles valikupunktis. Me oleme jõudnud punkti, kus meie mõju planeedil on mõõdetav, kus meie jälg on ilmselge, kus meie valikud määravad, mis meist saab. Ja see toob meid tagasi alguse juurde. Tagasi küsimuse juurde, mis algatanud kogu selle otsingu. Mis meist jääb? Vastus on, see sõltub meist. See sõltub meie valikutest. See sõltub sellest, millise trajektoori me valib. Kui me jätkame ekstraktiivset trajektoori, kui me jätkame tarbimist, kasutamist, äraviskmist, siis meist jääb tugev jälg. Ilmselge jälg. Jälg, mis ütleb, siin oli tsivilisatsioon, kes tarbis oma planeeti ja siis kadus. Aga kui me valime tsüklilise trajektoori, kui me valime tasakaalu, taaskasutamise, taastamise, siis meist jääb nõrgem jälg, peenem jälg. Jälg, mis ütleb, siin oli tsivilisatsioon, kes mõistis, kes muutis kurssi, kes valis teisiti. Ja võib-olla, ainult võib-olla, see teine jälg on see, mida me peaksime otsima. Mitte seetõttu, et see on lihtsam leida, vaid seetõttu, et see on jälg, mis kestab. Sest lõppkokkuvõttes ei ole tehnoloogia jälg ainult geoloogia. See ei ole ainult keemia. See on valik, iga päev, iga tund, iga hetk. Me kirjutame oma lugu kivimisse. Küsimus on, millist lugu me tahame rääkida. Aga nüüd tuleb hetk, kus me peame tunnistama midagi fundamentaalset. Midagi, mis muudab kogu selle otsingu tähendust. Me ei tea. Me ei tea, kas varasemad tsivilisatsioonid eksisteerisid. Me ei tea, kas meie jälg kestab tõesti 20 miljonit aastat. Me ei tea, kas tsükliline trajektoor on parem kui ekstraktiivne. Me ei tea isegi, kas meie enda tsivilisatsioon kestab järgmise 100 aasta jooksul. Me ei tea. Ja see ei ole nõrkus, see on ausus. See on see, mis eristab teadust dogmast. See on see, mis hoiab meid otsimas. Sest mõelge, mida me tegelikult teame. Me teame, et universum on vana. 13 miljardi 800 miljonit aastat. Me teame, et maa on vana. 4 miljardit 500 miljonit aastat. Me teame, et elu on vana. 3 miljardit 800 miljonit aastat. Aga intelligentne elu, tehnoloogiline tsivilisatsioon, see on noor, uskumatult noor, mõned tuhanded aastad, silmapilk, vähem kui silmapilk. Ja siin on asi.
me ei tea, kas see on normaalne. Me ei tea, kas elu tavaliselt areneb intelligentsuseni. Me ei tea, kas intelligentsus tavaliselt areneb tehnoloogiaks. Me ei tea, kas tehnoloogia tavaliselt kestab. Meil on üks andmepunkt, üks näide, meie ise. Ja ühe andmepunkti põhjal ei saa teha statistikat, ei saa teha järeldusi, ei saa teha ennustusi. Aga me saame otsida, me saame küsida, me saame testida. Ja see on täpselt see, mida tehnoloogia jälgede otsing teeb. See ei väida, et teab vastuseid. See otsib andmepunkte. See otsib võrdlusi. See otsib konteksti. Sest mõelge, kui palju me ei tea. Me ei tea, mis on tume aine. See moodustab umbes 85% kogu ainest universumis. 85%. Ja me ei tea, mis see on. Me näeme selle gravitatsioonilist mõju. Me mõõdame selle olemasolu. Aga me ei tea, millest see koosneb. Me ei tea, mis on tume energia. See moodustab umbes 68% kogu energia ainesisust universumis. Ja see põhjustab universumi laienemise kiirendumist. Aga me ei tea, mis see on. Me ei tea, kust see tuleb. Me ei tea, kuhu see viib. Me ei tea, kuidas teadvus tekib. Me teame, et neuronid tulistavad. Me teame, et ajus on elektrilised signaalid. Aga me ei tea, kuidas need signaalid muutuvad kogemuseks. Kuidas nad muutuvad minaks. Kuidas nad muutuvad selleks, mida te tunnete praegu, sel hetkel, kui te kuulate neid sõnu. See on raske probleem teadusest. Ja see on endiselt lahendamata. Pärast 1000 aastaid filosoofiat, pärast 100 neuroteadust, me ei tea. Me ei tea, mis on aja olemus. Me teame, et aeg möödub. Me mõõdame seda, me tunneme seda. Aga me ei tea, miks see liigub ainult ühes suunas. Miks me mäletame minevikku, aga mitte tulevikku. Miks entroopia kasvab? Miks kõik vananeb? Kvantmehaanika ütleb, et aeg võib liikuda mõlemas suunas. Termodünaamika ütleb, et aeg liigub ainult ühes suunas. Ja me ei tea, kuidas need kaks kokku sobitada. Me ei tea, kas meie universumi füüsikaseadused on ainuvõimalikud. Võib-olla on teisi universumeid, kus gravitatsioon on tugevam, kus elektromagnetism on nõrgem, kus aatomid ei saa moodustuda, kus elu ei saa tekkida. Võib-olla meie universum on ainult üks multiversumis, üks lõpmatus kogumis võimalikke universumeid. Ja me oleme siin ainult seetõttu, et siin on võimalik olla. See on antropne printsiip. Ja me ei tea, kas see on tõsi. Me ei tea isegi, kas see on testitav. Me ei tea nii palju, nii uskumatult palju. Aga siin on asi. See, mida me ei tee meie teadmisi vähem väärtuslikuks. See teeb need väärtuslikumaks. Sest iga vastus, mille me leiame, avab 10 uut küsimust. Iga avastus viib meid sügavamale. Iga mõistmine näitab meile, kui palju on veel mõista. Ja tehnoloogia jälgede otsing on täpselt selline teekond. See ei ole otsing lõplike vastuste järele. See on otsing paremate küsimuste järele. Kas varasemad tsivilisatsioonid eksisteerisid? Me ei tea, aga me õpime, kuidas seda küsimust testida. Kas meie jälg kestab miljoneid aastaid? Me ei tea täpselt. Aga me õpime, millised protsessid säilitavad informatsiooni ja millised hävitavad seda. Kas tsükliline trajektoor on parem? Me ei tea. Aga me õpime, millised valikud viivad stabiilsuseni ja millised kollapsini. Iga küsimus viib meid edasi. Iga test annab meile andmeid. Iga andmepunkt muudab meie arusaama. Ja siin tuleb midagi, mis toob meid tagasi alguse juurde. Tagasi selle juurde, kust me alustasime. Mäletate? Me alustasime teie kehast. Aatomitest, mis on teie sees. Vesinikust, mis tekkis suure paugu esimestel minutitel. Rauast, mis tekkis supernova plahvatuses. Süsinikust, mis tsirkuleeris läbi miljardite aastate.
Te olete osa millestki, mis on kestnud alati. Te olete osa millestki, mis kestab edasi. Aga nüüd lisame veel ühe kihi, veel ühe mõõtme. Teie kehas on praegu aatomeid, mis kannavad tehnoloogia allkirja. Süsinik, mille isotoopide suhe on muutunud fossiilsete kütuste põletamise tõttu. Cesium-12-7, mis tekkis tuumakatsetustest. Plastiku mikroosakesed, mis on imbunud teie kudedesse. Te ei ole ainult osa looduslikust tsüklist. Te olete osa tehnoloogilisest tsüklist. Te olete osa tsivilisatsioonist, mis muudab planeeti. Ja see muutus on teie sees, teie aatomites, teie molekulides, teie rakkudes. See ei ole metafoor, see on füüsika, see on keemia, see on mõõdetav tõde. Ja see tähendab midagi sügavat. See tähendab, et te ei ole vaatleja, te ei ole kõrvaline. Te olete osa protsessist, te olete osa jäljest. Te olete osa loost, mis kirjutatakse kivimisse. Iga hingetõmme, mida te võtate, muudab atmosfääri. Iga samm, mida te astute, muudab maad. Iga valik, mida te teete, muudab tulevikku. Mitte palju, mitte dramaatiliselt, aga mõõdetavalt. Ja kui te korrutate selle 8 miljardi inimesega, kui te korrutate selle kõigi nende valikutega, kõigi nende hingetõmmetega, kõigi nende sammudega, siis te saate meie jälje, meie kollektiivse jälje, meie ühise loo. Ja siin on kõige olulisem mõte. See lugu ei ole veel kirjutatud. See lugu ei ole veel lõppenud. Me kirjutame seda praegu, igal hetkel, igal valikul. Kas see lugu räägib tsivilisatsioonist, kes tarbis oma planeeti, või tsivilisatsioonist, kes mõistis õigel ajal? Kas see lugu räägib lühikesest, eredast leegist, mis kustus, või pikast, püsivast tulest, mis kestab? Me ei tea, veel mitte. Aga me valib. Ja see valik, see igapäevane, iga hetke valik, on see, mis määrab, mis meist jääb. Mitte ainult kivimis, mitte ainult keemias, vaid ka selles, kuidas me mõjutame tulevikku. Kuidas me mõjutame neid, kes tulevad pärast meid. Kuidas me mõjutame võimalust, et elu, intelligentne elu, teadlik elu jätkub. Sest mõelge sellele, kui me oleme tõesti esimesed, kui me oleme tõesti ainsad, kes on jõudnud sellesse punkti, siis meil on vastutus. Mitte ainult eneste ees, mitte ainult meie laste ees, vaid elu enda ees. Elu, mis võttis 3,8 miljardit aastat, et jõuda siia. Elu, mis ületas massilisi väljasuremisi. Elu, mis arenes läbi jääajastute ja kuumalainete. Elu, mis lõpuks tõusis teadvuseni. Ja nüüd see teadvus seisab silmitsi valikuga. Valikuga, mis määrab, kas see lugu jätkub või lõpeb. See ei ole dramaatiline valik. See ei ole üks suur hetk. See on 1 miljon väikest valikut. 1 miljon igapäevast otsust. 1 miljon hetke, kus me valib, kas tarbida või taastada. Võtta või anda. Lühiajaline või pikaajaline. Ja need valikud, need väikesed, näiliselt ühised valikud, need on see, mis kirjutab meie loo. Aga siin tuleb veel üks mõte. Veel üks viis seda vaadata. Võib-olla küsimus ei ole, mis meist jääb. Võib-olla küsimus on, mida me jätame. Sest jälg ei ole ainult see, mis jääb pärast meid. Jälg on ka see, mida me loome praegu. Teadmised, mida me kogume. Kunst, mida me loome. Lood, mida me räägime. Ühendused, mida me ehitame. Need ei jää kivimisse. Need ei jää keemiasse. Aga need jäävad milleski muus. Milleski, mis on võib-olla veel olulisem. Need jäävad teadvusesse. Inimeste teadvusesse, kes tulevad pärast meid. Ideede teadvusesse, mis levivad ja arenevad. Kultuuriteadvusesse, mis kestab ja muutub. See on teine jälg. Mitte füüsiline jälg. Informatsioonline jälg. Ja see jälg võib kesta kauem kui keemiline jälg. See võib levida kaugemale kui geokeemiline anomaalia.
see võib mõjutada rohkem kui radioaktiivsed isotoobid, sest ideed ei vaja aatomeid. Ideed ei vaja molekule. Ideed vajavad ainult teadvust. Ja kui teadvus kestab, kui elu kestab, siis ideed kestavad. Ja võib-olla see ongi kõige olulisem jälg, mida me saame jätta. Mitte see, mis meist jääb kivimisse, vaid see, mis meist jääb mõtetesse. Idee, et me mõissime. Idee, et me muutsime kurssi. Idee, et me valisime teisiti. See idee võib reisida kaugemale kui ükski keemiline anomaalia. See idee võib kesta kauem kui ükski radioaktiivne isotoob. See idee võib muuta rohkem kui ükski tehnoloogiline jälg. Aga see nõuab, et me teeme valiku. Praegu. Sel hetkel. Ja siin me oleme. Tagasi alguses. Tagasi teie kehas. Tagasi aatomites, mis on teie sees. Need aatomid on olnud siin alati. Need aatomid jäävad siia igavesti. Aga see, kuidas nad on korraldatud, see, kuidas nad moodustavad teid, see on ajutine. See on hetk. See on silmapilk. Aga selles silmapilgus te olete teadlik. Selles silmapilgus te mõtlete. Selles silmapilgus te valib. Ja need valikud, need väikesed igapäevased valikud, need on see, mis määrab, mis meist jääb. Mitte ainult kivimis, mitte ainult keemias, vaid ka tulevikus, võimalustes, lootuses. Sest lõppkokkuvõttes ei ole tehnoloogia jälg ainult minevikulugu. See on tulevikulugu. Lugu, mida me kirjutame praegu. Ja küsimus ei ole, mis meist jääb. Küsimus on, mida me valib jätta. Vastus on teie kätes, teie valikutes, teie tegudes, praegu. Sel hetkel, selles silmapilgus, kus aatomid teie kehas, aatomid, mis on vanemad kui planeedid, vanemad kui tähed, moodustavad teadvuse, mis saab valida. Valige targalt, sest see valik jääb miljoniteks aastateks. Või võib-olla, ainult võib-olla, igavesti.